Sit ready. Attention. Ja start on olnud edukas, naiskergekaallased on siis äsja läinud rajale ja veel kord tuletan meelde 61,5 kilo, kui üle selle siis kergekaalus ei ole võimalik osaleda ja kes on siin stardis, kindlasti on vaja vaadata, mida teeb Olga Svirska, tema mullune võitja rajalt number 3, kaamerapilt ka hetkel teda siin tublisti saatmas. Kindlasti Aleksandra Kulitskaja, kelle poole peaksime pilgud pöörama, aga kindlasti ka, kui me vaatame eelmist aastat, vabaks on jätnud oma koha Karmen Alnek, keda siin pole, ja on hoopis Anni Rava, mullune 3., kes teeb kaasa. Anni on hetkel 5. positsioonil ja samas, kui nüüd sõidetud on 250 meetrit, tundub mulle, et seda 16 meetrist vahet Anni liidritega Olga Svirskaga on tõeliselt raske hakata tagasi tegema. Olga Svirska on minemas praegu küll oma teed, mulle tundub 8 meetrit on siin lähimate jälitajatega vahe. Tatjana Grigorjeva on siis hetkel 2. positsioonil, Aleksandra Kulitskajaga 3. vahe juba 12 meetrit on kohe möödas 350 meetrit, ütleme siis niimoodi, et stardikiirendus on tehtud. Nüüd on siis see osa distantsist, kus rütm on mingis formaadis kätte saadud, kes on saanud, kes ei ole. Ja hetkel siis kõige võimsamalt on liikumas ikkagi Olga Svirska, mullune võitja, tahab tõenäoliselt seda trooni pärida ka siin täna ja tema siis 3. rajalt on hetkel liikumas. Me näeme ka kaamerapilt on teda saatmas. On selles punases särgis ja väga ilusa siis stiiliga ta seal tegutseb. Läti esindajaga on tegemist ja tundub mulle ka, et nüüd peame hakkama harjuma selle mõttega, et selle klassi esikoht läheb taas Lätti. Aga mis toimub tagapool? Ütleme, Olga Svirska peab vaatama ikka päris kõvasti tahavaate peeglisse, et näha järgmisi jälitajaid. Eeldusel, et tegemist on pika sirgega, siis Tatjana Grigorjeva on jäänud ühe basseini lühiraja pikkusega 25 meetrit seal tahapoole. Aleksandra Kulitskaja on teda ka üsna lähedalt seiramas, kaotust umbes 2-4 meetrit. Seda võime öelda, et nende omavahelise sõitluses läheb põnevaks, samas kui Olga Svirska on minemas oma teed, aga sealt tagantpoolt tulevad veel ohustama Kulitskajat ja Grigorjevat Elisaveta Pankova ja Anni Rava. Ja vaadake nüüd, Anni Rava hakkab tõusma, mullune 3. tütarlaps kergekaalu võistluses on juba tõusnud 3. kohale, õigemini jagamas 3.–5. kohta Kulitskaja ja Grigorjevaga. Ja kas nüüd Elisaveta Pankova hakkab ka Ravale kätte saadavaks seal muutuma? 3 meetrit on kõigest vahe. See vahe on püsinud stabiilsena umbes 150 meetrit, kui Olga Svirska lätlanna läheb oma teed. Masin number 3 on teistest kõige võimsam ja hetkel on 500 meetri keskmine aeg 1.46. Korrutagem selle 2-ga ja me saame umbes siis teada, millise tulemusega võiks kilomeeter läbitud saada. Aga võime kohe-kohe hakata õnnitlema Olga Svirskat, tema on liider, veel on pildil, aga ka Elisaveta Pankova, kes on hetkel siis 2. positsioonil, sealt on tulemas ja seiramas teda kohe ka Anni Rava, aga nüüd tundub küll, et Anni Rava ei suuda Pankovale enam ohtlikuks saada, samas kui võitja on selgunud. Kuninganna on sündinud ja selgunud 3.31,4 Olga Svirska ajaks, teisena aga Elisaveta Pankova 3.41,3 ning Anni Rava 3.43,0 ja sellega kordavad nii Svirska kui ka Rava oma mullust kohta ja nende vahele kiilub ennast sportlikus plaanis Elisaveta Pankova.